Lugupeetud külalised, lugupeetud panelistid, alustame siin Paide arvamusfestivalil sellist teemat, mille nimi on rohepööre tervishoius, kas ja mis hinnaga on kliimaeesmärgid tervishoius saavutatavad. Ja seda kõike on võimalik siis vaadata nii Postimehe, Delfi kui teiste hästi varustatud meediakanalite platvormidel ja samuti hiljem ka järelvaatamises. Ja selle paneeli korraldajateks on siis Eesti tervishoiuettevõtted ja riigi poolt tervishoiuga tegelevad institutsioonid. Ja meie paneelis osalejad esindavad siis neid osapooli mitmes suures rühmas. Meil on siin kommunikatsiooniekspert Randel Länts, siis Riigikantselei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas. Tervist. Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa. Tere. Ja Eratervishoiuasutuste Liidu juht Tõnis Allik. Nii et erinevatelt aladelt siis inimesi, kes selle rohepöörde ja tervishoiupoliitikaga ja praktikaga siis kokku puutuvad. Ja mina olen Priit Hõbemägi, Postimehe peatoimetaja, mina olen siis moderaator, juhendaja, vahendaja. Nüüd, kui te soovite midagi siia vahele öelda, teil on mingisugune terane küsimus, siis seal on 2 mikrofoni, neid võib võtta ja sinna oma küsimuse esitada. Ei möödu ju tegelikult meil enam päevagi, kui keegi räägiks rohepöördest. See näitab selle teema olulisust ja minu jaoks meenutab see natukene olukorda enne Eesti Euroopa Liiduga ühinemist. Nimelt oli Eesti ajalehe toimetustes oli selline olukord, kui tekkis ühiskonnas ka ühiskonna eliidis tekkis selline surve ja soov, et peaks rääkima rohkem Euroopa Liidu asjadest, sellepärast, et varsti oleme Euroopa Liidus. Ja samal ajal, see on täiesti arusaadav, aga samal ajal praktilise poole pealt oli see väga keeruline, sellepärast, et igapäevases elus Euroopa Liit meil mitte midagi veel ei määranud ja veel ei otsustanud. Siis loodi mitmesuguseid eriväljaandeid ja tehti mingisuguseid rubriike, mille nimeks oli Euroopa Liit ja mis uudist Euroopa Liidus. Ja nad ei leidnud lugejaid. Aga kui me vaatame seda aega, mis toimus pärast Euroopa Liiduga ühinemist, siis me näeme seda, et Euroopa Liidu temaatika muutus igapäevases elus ülimalt oluliseks, kuna enamus neid aspekte, millest inimesed rääkisid, mis määras nende olu, olid seotud Euroopa Liiduga, olid seotud Brüsseliga ja korraga kadus ära ka see probleem, et peab rääkima, sellepärast, et see muutus selliseks loogiliseks jutuaineks. Ja praegu mulle tundub, et me oleme natukene siin nagu vahepeal, et ühest küljest on veel sellist poliitilist ootust, et rääkige nüüd rohkem, rääkige rohkem. Samal ajal teema on hästi keeruline. Ma arvan, et need rohepöörde eksperte on mitte just üleliia palju. Mõnes kohas on meedias ja kommunikatsioonis on mõnes kohas näha seda, et kui tekib mingil platvormil tekib selline rohepöörde teemaliste asjade suur kontsentratsioon, siis see tekitab suhteliselt kiiresti ka vastulöögi, kus keskkonna kohta hakatakse ütlema, ja seal on need, kes ajavad seda juttu ja õiget juttu räägitakse kuskil mujal. Aga tavaliselt see on ikka nii, et on eituse periood ja ma kujutan ette, et me oleme sellest päris eituse perioodist üle saanud, et me oleme võib-olla eluterve skepsise perioodis, kui laia lugejaskonda või kommunikatsioonitarbijaid vaadata. Ja võib-olla siis oleme ühel päeval sellest täiesti arusaadavas ja igapäevases tegevuses. Nüüd, mida paremini on erinevad teemad läbi arutatud ühiskonnas, seda suuremad on need võimalused, et me jõuame ühiselt ühiskonnana seisukohtadele ja osa rahvast ei jää nii-öelda kätt rusikas taskus kandma. Et
sellised põhjalikud debatid, võib-olla üks põnevamaid minu meelest oli 2000. aastate debatt vanemahüvitiste kohta, mis tekitas meeletuid vastuolusid ja väga erinevaid seisukohti. Ja lõpuks, kui see asi sai ellu viidud, siis sellele järgnes selline ühiskonnas tajutav selline rahulolu, et sellest asjast sai korralikult räägitud ja see asi läks käima. Nüüd, kui me vaatame hilisemaid selliseid suuri diskussioone, nagu seal abielureferendum, võib-olla teine pensionisammas ja abieluvõrdsus, siis siin see olukord on natukene teistsugune. Et need ei lahendatud võib-olla mitte niivõrd sellise diskussiooni, kuivõrd suhteliselt toore poliitilise jõuga. See tähendab seda, et keegi jääb kandma rusikat taskus. Nüüd rohepoliitika osas ja rohepöörde osas on minu meelest nagu väga oluline see, et meil ei tekiks seda viimaste aegade tavalist sellist nagu konfrontatsiooni. Osa, kes ütlevad, et see on hädavajalik ja me ei saa kuskile ilma, et me sellega tegeleksime, ja osa, kes ütleb, et see on täielik jama, ärge tulge meid sellega segama. Mis tähendab seda, et ka nagu kommunikatsiooni poolel on see hästi muutub see väga oluliseks, kui ma vaatasin neid dokumente, mis siis millega valitsus tegeleb, siis spetsiaalne kommunikatsiooni ja teavitusprogramm siis rohepöörde kohta, mis peaks valmima sügisel, kuskil augustis vist, oli või? Sügisel. Jah, sügisel. Ja see siis peaks, nagu ma loodan, et see aitab ka nii avalikkust kui ka ajakirjandust siis nendes teemades orienteeruda, sest ma ütlen, et teemad on keerulised ja eksperte väga palju ei ole. Mis ma tahaks veel selle rohepöörde kohta öelda, mis on seotud siis nagu inimtekkeliste kliimamuutustega, siis väga palju diskussioonist praegu tundub kanduvalt sellele, et kas inimesed, kes mingisugust mõtteviisi kannavad, et kas nad mõtlevad õigesti või nad ei mõtle õigesti. Et kuidas suhtuda mingitesse teadusandmetesse, kuidas suhtuda sellesse, et ka teadus on ekslik, selles mõttes, et otsib kogu aeg uut ja täpsemat vastust, mis on teaduse kõige olulisem selline aspekt üleüldse. Ja kui sooviks on panna kõik inimesed ühtemoodi mõtlema, siis see on kindlasti väga keeruline. Alati on neid, kes tahavad kuidagi teistmoodi mõelda. Aga samal ajal on kõigile selge, et kliimamuutus on fakt, et see tõepoolest toimib. Me näeme seda nii oma ilmadest siin Eesti peal, kui me näeme seda sellest, mis toimub igal pool maailmas. Et see osa ehk kuidas toime tulla siis kliimamuutusega, et see on just nimelt selline praktiline osa, mis läheb inimestele korda. Ja kui kellelegi öeldakse, et sa mõtled valesti, ära mõtle niimoodi, mõtle teistmoodi, siis me oleme juba suhteliselt palju näinud, et kuhu see kõik viib. Ja nüüd see meie arutelu siis parimus lootuses toetub 4 küsimuste ringile, millest esimene on siis rohepööre tervishoius, teine kliima ja tervise eesmärkide vastuolu, kui see on vastuolu. Üks tees on see, et siin on vastuolu, aga see selgub, kas seal on. Siis küsimus vahenditest ehk kui palju maksab rohepööre tervishoius ja ka rakenduskavadest, et kas Eesti tervisevaldkond on rohepöördeks valmis. Et ma annan sissejuhatuseks osalejatele sõna ja palun siis selgitada, et mida teie jaoks tähendab, just nimelt selle teie ala jaoks tähendab rohepöörde sihiks seatud kliimaneutraalsus ning Euroopa Liidu majanduse ühiskonna ümberkujundamine just nimelt tervishoiu valdkonnas. Palun. Küsimus oli pikk ja lohisev, aga see annab suuri võimalusi vastamisele. No eks seda tuleb siin käigult nuputada, et kui teema välja pakuti, siis tuleb tunnistada, et hakkasin alles vaikselt uurima, et kuidas siis ja kas rohepööre tervishoidu
üldse mõjutab või mis on üldse tervishoiu selline mõju siis keskkonnale. Ja ikkagi tervishoius Eestis küll mitte eriti, aga Euroopas ja mujal maailmas on natukene tegeletud mõju hindamisega ja mõned numbrid on ka välja toodud, et kui tervishoid majandusest keskmiselt moodustab seal 7–10%, siis tema selline mõju või jalajälg keskkonnale on seal kuskil 5–6% kogu siis sellest ühiskonna jalajäljest. Et mitte väga suur, aga iseenesest tõesti ennekõike haiglad on keskkonda mõjutavad sellised hoonekompleksid. Lugesin kusagilt ka välja, et sellist energiakulukuselt on haiglad kui hooned siis teisel kohal restoranide järgi kohe. Nii et mõju on olemas. Kuidas rohepööre hakkab tervishoidu mõjutama, veel väga täpselt ei tea, et eks need ennekõike kuidagi läbi seadusandluse hakkab, et võib-olla mingid nõuded kuskil muutuvad karmimaks ja võib-olla mingeid ennekõike võib-olla ka riigi omandus olevatel haiglatel kuskil mingeid tooteid hankides tuleb hakata nende keskkonna mõju hindama. Aga mul ei ole praegu kuidagi tekkinud muljet, et see mõju iseenesest oleks väga suur. Küll aga mõtlen, et selline dimensioon, sest et haiglad oma sellisele efektiivsusele ja efektiivsus on tervishoius küll olnud läbi aegade suur teema, et kuidas ikkagi seda tervishoidu üha efektiivsemalt korraldada. Et selles mõttes selline keskkonna mõju pool, ma arvan, et selle hindamine kindlasti tuleb erinevate investeeringute või muutuste planeerimisel, et selline dimensioon kindlasti tekib ja iseenesest ma ei näe selles midagi katastroofilist tervishoiu jaoks, et kuidagi sellest dimensioonist tuleb ka mõtlema hakata rohkem kui seni võib-olla. Praegu minu poole pealt kõik. Mina töötan siis Sotsiaalministeeriumis, kelle ülesanne on tegelikult igapäevaselt siis töötada välja erinevaid siis tervise sotsiaalpoliitikaid, mida siis rakendataksegi läbi erinevate teenusosutajate, et Eesti inimestel oleks võimalikult muretu elu, saaks elada tervelt, oleks õnnelik ja et see Eesti keskkond ka siis järeltulevatele põlvedele edasi pärandada. Ja siin juures tuleb muidugi öelda, et on ilmselge, et kliima mõjutab väga palju seda, mis tegelikult meie inimeste tervisega toimub. Ja sestap on hästi oluline, et ka kogu see roheteema jõuaks tervisevaldkonda. Kui me vaatame täna Eestit, me tunnistama, et meie teadlikkus on väga madal. Neid spetsialiste, kes täna tervishoiu valdkonnas töötavad ja oskavad rääkida ja mõelda selles võtmes juba alates sellest, kuidas tegelikult kogu see kliima muutus mõjutab inimese tervist kuni sinnamaani, et mismoodi tervishoiusüsteemid, tervishoiuasutused ise tekitavad jalajälge, et neid on vähe. Aga õnneks meie mitmed rahvusvahelised kolleegid ja ka siin Maailma Terviseorganisatsioon on nende teemadega tõsisemalt tegelenud viimastel aastatel ja juba 2001. aastal tegelikult avaldasid nad esimesed tõsiselt võetavad tegevusprogrammid, mida tuleks just nimelt teha selleks, et vaadates, kui suure jälje, nagu Tõnis siin ütles, tervishoiusektor ise sellest süsiniku jalajäljest toodab, et siis midagi tuleb ette võtta. Sest veel kord, seesama tervishoiusüsteem peab tegelema kõige selle kliimamuutuste tagajärjega. Kõik need saastunud õhud, veed, saastunud maad, kust ei saa enam korralikult kasvatada toitu, kõik see tegelikult tuleb tagasi ja suurendab tervishoiusüsteemi koormust. Nii et ilmselgelt on see üks ring. Aga jah,
selle aasta juulis siis ka Euroopa Liidu või Euroopa maade terviseministrid koos siis WHO-ga ka esimest korda väga selgelt Budapestis ka sellise ühisdeklaratsiooni alla kirjutasid, kus nad ütlesid, et nüüd on ikkagi see aeg, kus me peame hakkama teadlikumalt sellega tegelema. Just nimelt, et ühest küljest kaitsta inimeste tervist, aga teisipidi siis ka tegeleda sellega, et tervishoiusüsteem ise oleks keskkonnasõbralikum ja kui vaadata, millised need võimalused seal on, siis neid ei pea rakendama mingisuguseid tohutuid kosmoseteaduseid, vaid peabki lihtsalt teadlikumalt alates sellest, mis laadi elektrit me kasutame, kuni vaatama siis seda, et erinevate toodete tarneahelad, mida tervishoiusüsteemis tellitakse, oleksid ka võimalikult siis kliimaneutraalsed. Nii et seda ruumi siin tegelikult meil on, aga jah, teadlikkus täna on madal ja võib-olla esimene asi olekski ka see, et me oma siis kolleege selles sektoris nende teadlikkust tõstaksime. Just nimelt, et ei tekiks seda hullu paanikat, et nüüd on tohutult vaja investeerida, vaid juba väikeste sammudega saab meie seda jalajälge vähendada. Siit hea kohe Maarjalt edasi võtta, natuke laiendada veel sealt edasi Riigikantselei vaatenurgast ka. Et Riigikantseleis tegeleb rohepöördega üleriigiliselt. Mõtleb läbi, mida siis erinevates, mida siis katusena peaks siis Eesti riigis tegema selleks, et rohepööre saaks erinevates sektorites siis hoo sisse, mida siis tegelikult seal tegema peaks. Et kui me laias pildis vaatame, siis rohepöördel on 3 eesmärki. Et ühest küljest meile eesmärk on vähendada negatiivset keskkonnamõju. Teisest küljest me tahame luua sellist kvaliteetset elukeskkonda, kus meil kõigil oleks hea elada. Ja kolmandaks on siis majandusdimensioon, et me tahame luua eeldused, et meie ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised, väikse süsiniku jalajäljega ja meie majandusel läheks selles uues keskkonnas hästi. Ja kui nüüd seda 3 eesmärki rohepöörde kontekstis vaadata, siis seal on hulk asju, mis on nii-öelda nagu baasinvesteeringud või baasotsused. Ilma milleta ükski sektor ka siis tegelikult rohelisemaks minna ei saa. Et kui need baasinvesteeringute peale mõelda, et näiteks energeetikasektor on hea näide, et kui seal põhimõttelisi otsuseid ei tehta, eks ole, et rohelisemat elektrit toota, siis on väga raske ka näiteks tervishoius siis puhtamat energiat kasutada. Eestis on võetud ambitsioonikas suur eesmärk 100% toota taastuvenergiat samas mahus, kui me siis tarbime aastaks 2030. Ütleme, et see on fundamentaalne baasinvesteering. Ja loomulikult neid baasinvesteeringuid on tegelikult veel, mis siis erinevaid sektoreid mõjutavad. Et ma toon võib-olla sellise hea näite. Et ma olen ka väga seda meelt, et see surve, mida me keskkonnale põhjustame, väga otseselt toob tegelikult need mõjud kaasa, mis siis tervishoius tegelikult kaasnevad. Et toome võib-olla näite elukeskkonnast, et natukene teisest sektorist linke sisse tuues, et hiljuti näiteks me kohtusime Taristu ehituse liiduga, kes ehitab teid ja maanteid ja ütlesid, et kallis Eesti riik, palun tehke midagi selleks, et ei hangi selliseid teid, kus pannakse ainult asfalt maha, on kivilinn ja asfalt. Et me ei taha oma referentside hulka selliseid projekte, sellepärast, et me tahame luua kaasaegset linnaruumi, kus on pargid, kus on inimeste peale mõeldud, kus on jalgrattateed ja nii edasi. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et ütleme, ehitussektor vaatab nagu selle poole pealt kaasaegsesse linnaruumi, kui me vaatame nüüd tervishoiusektori pealt, et kui meil on näiteks kaasaegne linnaruum, see tähendab, et meil on vähem saasteaineid õhus, eks ju, me ei hinga neid sisse, vähem hingamisteede haiguseid. Kaasaegne linnaruum inimestele toob parema vaimse tasakaalu, vaimse tervise poole pealt on kasulik. Inimesed liiguvad rohkem jalgrattaga, ei sõida autoga, on ka jälle tervisele kasulik. Et tegelikult need otsused, mida rohepöörde raames siis erinevate nurkadelt tehakse, ma isegi julgeks väita, et neist enamik on tervisega otseselt seotud. Ja loomulikult sinna juurde siis tuleb see, et kuidas tervishoiusektori jalajälge ka veel täiendavalt vähendada. Et ehk, et ma arvangi, et me saame nagu 2 plokist tegelikult rääkida siin. Ja kommentaariks siia juurde, et me ju kõik saame aru, miks meil on praegu siin hea ja jahe istuda, sellepärast, et esiteks me oleme väga suurte puude all ja siis
noh, seda telki võiks täitsa vabalt mitte olla, aga puud hoiavad niiskust, puud hoiavad jahedust ja see on kvaliteetne elukeskkond. Nüüd, kui me läheme kuskile, käime mööda, ma ei tea, Tallinna linna, ühesõnaga, kus pigem jääb suuri puid pidevalt vähemaks, kus sellised kaetud rohealasid ja niisutatud alasid ei teki juurde või neid püütakse selliste kastikestega asendada, kus on midagi istutatud, siis siin tekib selline nagu vastuolu, et ühest see kõik, mis te räägite, see on jumala õige. Aga kui me püüame nüüd seda tõlkida siis Tallinna, ma ei tea, linnavalitsuse projektiks, mis püüab hoida maksimaalselt kokku raha ja toodab taas uusi selliseid kivipindu, siis ühest küljest me nagu teame, kuidas on õige, aga teisest küljest me ehitame nii, nagu me ei peaks ehitama. Et kuidas me sellest vastuolust välja pääseme? No, mida Riigikantselei poolt esmakordselt tegime nüüd viimase 1,5 aasta jooksul, et on see sama asi, et eks ju, rohepöördest on räägitud väga palju, aga ei ole siis jõutud selleni, et kuidas me siis päriselt selle kõik ära teeme. Riigikantselei poolt me panime kokku ongi rohepöörde tegevusplaani nüüd aastateks 2023 kuni 2025 ja võiks küll mõelda, et noh, ega me siis rohepööret ära ei tee aastaks 2025, aga ma väidan ja olen väga seda meelt, et nagu koolilastel öeldakse, kui sul on suur ja kauge eesmärk, siis teda tükkideks ja hakka tükikaupa minema ja sul peab olema väga selge plaan, mida sa siis nende tükkide kaupa ära teed. Ja väga selgelt pead ka jälgima, mida siis tehtud peab saama. Ja seal tegevusplaanis on toodud 10 erinevat valdkonda, väga spetsiifiliste tegevustega, mida siis tegema peab hakkama selleks, et me nüüd minema saaksime. Ja see tervikpilt tegelikult annab ka selle, et me suudaksime näha neid valdkondade vahelisi seoseid. Et tihti peale, mis me nägime, võib-olla siiamaani on tehtud ka, et hakatakse kuskil võib-olla midagi rohepöörde nimel tegema, aga siis selgub, et võib-olla kuskil mujal ta põhjustab hoopis negatiivse tagajärje, et kuidas siis ikkagi vaadata kõiki valdkondi nii, et me näeksime neid omavahelisi seoseid ja vastastikuseid mõjusid. Et see on esimene samm, aga ma ütleks, et me oleme tegelikult selle teekonna alguses. Et väga oluline struktureerimine on ära tehtud, aga me nüüd peame minema sisse ja vastame nendele kuidas küsimustele, et kuidas me siis päriselt igas sektoris need muutused ära teeme. Ma mäletan, kui Eiki Nestor oli Riigikogu esimees veel, siis ta ükskord ütles mulle vestluses, et Eesti Vabariigil tol ajal oli vähemalt 40 strateegilist arengukava. Ta ütles, et need kõik arengukavad on sahtlites. Ega kui vahetub minister, vahetub võib-olla ka kantsler, vahetub lauaülem, et siis poliitiline reaalsus suunab seda tegevust ja see tore arengukava seal on ja osa inimesi, kellel on selline pikk mälu, teavad, et need asjad on olemas, aga siis nad kahtlemata näevad ka seda päevalt, kuidas neid samu asju jäetakse tegemata, hoolimata sellest, et kavad on olemas. Minu küsimus on see, et kuidas antud juhul, aga ja küll, et seal on võib-olla mingisugused muud strateegilised kavad, mis ei ole nii eksistentsiaalselt nii olulised. Nüüd, kui me vaatame tervishoidu, kui me vaatame kliimamuutust ja kui me vaatame rohepööre, need on kõik eksistentsiaalsed tähtsusega asjad. Need on eluliselt edasi kestmiseks nii Eesti kui üldse elava maailma edasi kestmisest väga vajalikud. Nüüd, kuidas seda viia sellisel tasandile, et need rohepöördekavad ei jää sahtlitesse, erinevatesse sahtlitesse, ükskõik kui detailselt nad on välja töötatud? No ma võtan siin hoopis sõna ja kommunikatsiooni poole pealt saab muidugi Randel siis edasi rääkida, aga mis see võtmeteema ongi see, et see ei ole mitte Riigikantselei või Kliimaministeeriumi rohepöörde arengukava, millest me räägime sellest, et täna kõik need kliimateemad on horisontaalsed ja peavad olema kajastatud juba meie valdkondlikes arengukavades. Et jah, kui on neid arengukavas liiga palju, on täiesti nõus, keegi neid enam ei loe. Tänaseks on ikkagi juba see probleem selja taha jäetud, on keskendatud sellistele võtme arengukavadele ja seal peavadki olema need läbivad teemad, et seesama kliima,
rohepööre, mida me saame teha, Sotsiaalministeeriumil on, eks ole, rahvastiku tervise arengukava, on heaolu arengukava ja seal sees tegelikult juba võib natukene lugeda, aga minu arvates liiga vähe, nii et me peame selle kallal töötama, aga just nimelt, et see ei ole mitte eraldi rohepöörde arengukava, vaid see on horisontaalne teema, mis meie kõigi jaoks mureks. Diskussioon läheb vaikselt käima, aga mis ma tahan öelda, et mis selle muutuse teeb, on see poliitiline olus, kas poliitiliselt on see teema oluline või ei ole. Sest riigisektoris ikkagi elu näitab seda, et kui poliitikutele mingid teemad on olulisemad, siis nad tõusevad ikkagi prioriteetide listis ka ettepoole. Ütleme rohepöörde vaatest, mida ma julgen täiesti kindlasti öelda, on see, et kui lugeda praegus valitsuse koalitsioonilepet ja tööprogrammi, siis mitte kunagi varem ei ole sealt sellist, rohepööre ei ole käinud horisontaalselt erinevatest valdkondadest läbi, et see on esmakordne ja see on see, mis annab selle võimaluse praegu ka väga süsteemselt need samme edasi astuda, et see toetus, poliitiline toetus on olemas. Valitsustel on teatavasti kombeks roteeruda, mis tähendab seda, et tänased poliitilised prioriteedid muutuvad homseteks mitte prioriteetseteks teemadeks, aga loodame, et siin ei ole, aga Randel, Eesti valitsuse tegevusprogrammis on selline punkt, roheleppe eesmärkide saavutamine on võimalik vaid kogu ühiskonna teadlikkust suurendades ning erinevaid huvirühmi kaasates, suurendame kommunikatsiooni, teavitus- ja kaasamistegevusi keskkonnaalaste väljakutsete selgitamiseks, ühisosa leidmiseks ning temaatilise arutelukultuuri parandamiseks ja see tegevuskava, mis siis kaasab peamisi sihtgruppe rohepöörde kommunikatsiooni ja strateegia alal, see võib olema septembris 2023 valmis. Et kas sa räägiksid, kuidas rohepöörde ja siis selles aspektis ka nii-öelda tervishoiu temaatika teavitamine, et kuidas seda on võimalik teha nii, et see ei tundu nii-öelda tehislik, et see ei tundu lihtsalt linnukeste tegemine ja läheks igale ühele kohale. Selle lausega sa muidugi kaotasid mu ära. Algust kuulasin. Räägi seda, mida sa tahad rääkida. Siis kui lõpp jõudis kohale, siis mul oli see algus kadunud. Aga ma võib-olla haagiksin oma selle esimese sõnavõtus, mida ütles Maarja, mida ütles Kristi. Et minu meelest üks probleem on selles, et me räägime rohepöördest, nagu sa ise ka tõid välja, on mingisugune üldine jutt, seda kallatakse meile järjest ja järjest peale. Me ei suuda sellega kuidagi ennast seostada ja teisest küljest, kui me hakkame seda kitsendama niimoodi, et me lähme valdkondadesse, siis me oleme selles mõttes hädas, et ta ei ole valdkonnaga üksi, ta ei ole niimoodi nagu isoleeritud probleem. Et seal on hästi palju seotud osapooli juures, eks ole. Kui me tervishoidu vaatasime, et kõige suuremat tõenäoliselt mõju keskkonnale tervishoius omandab ehitus, kuidas me ehitame haiglaid, milliseid energiaallikaid see kasutab ja millised on transpordiahelad. Tõenäoliselt need on 3 hästi suurt asja. Aga mina küsisin targematelt, sisestasin rohepööre tervishoius ja selle meie paneeli pealkirja ja küsisin siis tehisintellektilt. Ja tema ütles seda sama asja, et umbes, et ei ole võimalik vaadata seda ainult siis nagu tervishoiu keskselt, vaid ta tõi välja 7 aspekti ja siin samas oligi sama, et säästlik majandus, kuidas me ressursse kasutame, milline on tehnoloogia võimalus seda ellu viia, sotsiaalse õigluse küsimus, siis tuli haridussüsteem, eks ole, kuidas me teadlikkuse pool, kuidas me õpetame, uued majandusmudelid, koostöö ja siis õppimine minevikust, ma arvan, see on ka selline nagu teavituse ja see pool. Ja mis puudutab teavitust, siis jällegi nagu kaks, nad ei ole otseselt vastuolus üksteisega, aga nad võiksid üksteist oluliselt paremini täiendada, et jällegi, et on meil selline tsentraalne või keskne rohekommunikatsioon, kui ma võin seda nii nimetada, mis on üldine, eks ole. Ja seal all on siis need väikesed jupikesed, kes kõik peaksid teadma oma osa ja rääkima sellest oma valdkonna põhiselt lähtudes sellest suurest eesmärgist. Samas, eks ole, me alustame, strateegiat ka veel ei ole, et võib-olla selle strateegia need sammud kaasnevad. Kui võtta lahti näiteks Sotsiaalministeeriumi kodulehekülg, Maarjas ütlesid, et seal teil strateegiates on see sees. Kui ma võtan Sotsiaalministeeriumi lehekülje ja vaatan, mis eesmärgid seal Sotsiaalministeeriumil on, mina seal ühtegi rohepöörde eesmärgi ei näinud, eks ole.
ja tegelikult sama kehtib tervishoiuasutuste kohta. Et noh, rohepöördest räägitakse seal jäätmete käitlusest, võib-olla mingisugustest infopäevadest ja sellega üldiselt nagu asi piirdub. Et noh, me peame paljuski ka iseendale otsa vaatama, et kui meil ei meeldi need üldised jutud aga samas me peame neid kuidagi rakendama, siis me peame seda ise tegema oma vaatevinklist ja paremini oluliselt. Mul on siinkohal muidugi hea meel öelda, et Sotsiaalministeeriumi arengukava on meil just... Kohe tuleb. Me oleme selle koostamisega, alustasime kevadel ja üks nii-öelda sammas või edutegur meie poliitikates oli just nimelt seesama kliimateema, et nii-öelda siis osata seda põimida meie poliitikatesse, just nimelt, me täna räägime tervishoiust, et kuidas ikkagi teha selliseid nii-öelda kliimasõbraliku tervishoiusüsteemi juhtida, üles ehitada selliselt, et siis teisipidi ennetada täiendavaid tervisekahjusid inimestele. Nii et jah, täna seda ei ole, möönan väga ja keeruline on ka neid teadmisi täna siit Eestist omandada, et neid inimesi on vähe, kes sellest asjast midagi teavad. Ja mis puudutab võib-olla siis, minul on kogemust Tartu Ülikooli kliinikumiga, kes on endal küll siis aastaaruandes selle kliimateema põgusalt läbi kirjutanud, et mida me kõik teeme, kajastades ka seal umbes seda laadi, et püüame siin rohelist energiat osta, aga selle teadliku juhtimisega ka veel tegeletakse. Ja näiteks regionaalhaigla on see, kes 2020 aasta on siis omal seda süsiniku jalajälge mõõtnud, et minu arust on ta ainukene haigla, kes on selle protsessi läbi teinud, et tõesti lugenud kokku, võib-olla neid veel, aga ja sealt on tulnud ka konkreetsed ettepanekud, mida me siis teeme selleks, ja samamoodi ei ole kuskil juttu sellest, et hakkame nüüd miljardeid investeerima, vaid tegelikult saab üht-teist juba täna ära teha. Aga näiteks mitmed teemad, mis on muidu ka, mille kallal on mõistlik töötada, on ka oma olemuselt seostatavad rohepöördega või omavad. Üks teema, millega Eestis ja mujal maailmas ka tervishoius tegeletakse, on see patsientide nii-öelda liikumine, et millel on selge keskkonnamõju, kui me tervishoidu kontsentreerime ja eeldame, et patsient tuleb arsti juurde, mitte vastupidi, millel on oma nii-öelda loogika olemas efektiivsuse poole pealt, et siis sellel on kindlasti keskkonnamõju. Nüüd on lihtsalt sellega seonduvalt on paar teemat, millega tasapisi Eestis tegeletakse. Üks on näiteks see, et ikkagi kui patsient saab oma kodukohas analüüsi ära anda, siis ta ei pea selleks sõitma Tartusse või Tallinnasse, et seda analüüsi anda, peaks saama selle kodukohas teha. Praegu ütleme on sellega veel raskusi, sest et nii regionaalhaigla kui ka kliinikum eeldavad, et see analüüs tuleb ikkagi selles haiglas anda, sest seal on nii-öelda majanduslik huvi taga. Ma tean, et Tervisekassa sellega tegeleb ja see on üks selge korralduslik näide, millel on kindlasti ka rohemõju olemas. Aga laiemalt ma arvan, et tervishoius ettevalmistada arengukavad annavad sellele mingi vastuse. On see teema siiski nii-öelda vastamata, et mis osa siis tervishoius peaks olema esindatud maakonna tasemel või ka siis kusagil kohaliku omavalitsuse tasemel, mida ennekõike vaadatakse nii-öelda sellise kättesaaduse aspektist, aga sellel on ka oma nii-öelda mõju olemas keskkonnale. Ja teine sellega haakuv teema, kus mõned riigid on kaugemale jõudnud, Eestis on see võib-olla algus on need nii-öelda videokonsultatsioonid, mis on ka üks selline näide, kus nii-öelda patsient ei pea liikuma. Seal on küll selgelt oma piirangud, aga Eestis on ta ka praegu ikkagi selgelt alakasutatud valdkond. Et ütleme, et selliseid arenguid tervishoius, mis on nii-öelda rohepöördega seostada, on palju, neid lihtsalt täna veel kuidagi seostatakse mingi muu eesmärgiga. Ja ma tahtsin öelda, et need on tegelikult need näited, mis ka näitavad, et sa saad ka raha kokku hoida, ehk et see sama nii-öelda betoonkuubiku näide sealt Tallinnast on, et arvatakse, et tehakse, et saab odavalt, aga kui sa siis pärast pead hakkama sinna mingit kunstkatuseid looma või tegelema nende tänavale kuuma rabandusse kätte surnud inimestega, see on palju suurem kulu, nii et nende puude istutamine sinna tegelikult võib-olla tuleb lõppkokkuvõttes kõigi taskukohasemad. Tegelikult ei ole ju välistatud see, et ka nende selliste positiivsete strateegiatega juhtub samamoodi nagu tänavate planeerimisega. Et ega siis, kui tunnustatud maastikuarhitekt loob näiteks
Haapsalu uue kesktänava, siis ta võtab arvesse seda, et seal oleks varju, seal oleks puid, seal oleks inimestel hea olla ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga tema ei ole see, kes projekti valvab, vaid see läheb edasi siis kohaliku omavalitsuse kätte. Kohalik omavalitsus annab selle inseneride kätte, siis see läheb eelarvesse. Lõppkokkuvõttes on see ettevõte, kes tegeleb kommunikatsioonidega maa all, ütleb, et ei, siit me ei saa, sest me peame torud tõmbama otse. Muidu see asi läheb 2 korda kallimaks. Me ei tee siia mingisugust sellepärast tuleb need puud maha võtta. Ja siis, kui me hakkame nagu otsima nendest ka ebaõnnestunud sellistes nagu linnaruumi projektides, et kuhu see nagu hoolitsus inimese heaolu ja tervisliku keskkonna pärast, siis kuhu see tulemus ära kadus, siis selgub, et see tulemus lahustub. Iga järgnev etapp, millega seda projekti siis nagu läbi töötatakse. Keegi hoiab natuke kokku, keegi võtab midagi ära, keegi teeb midagi paremaks. Ja kas see ei ole mitte ka, ütleme ka selliste suurte nagu projektide või strateegiate probleem, et see kõik näeb suurepärane välja ja siis, kui ta läheb läbi nende erinevate suuruste filtritega, siis jääb liiv järgi. Mis me selle süsteemi ülesehitamisele kogu aeg proovime silmas pidada, on see, et oleksid määratud vastutajad, on tähtajad, nendest progressist tuleb kogu aeg või siis ka nendeks põhjustest, miks ma ei saa mingisugust tegevusi ellu viia, tulebki anda tagasisidet ja aru selle ja selgitada, et miks ma midagi tegemata jätsin. Et see on nagu see nagu riigi tasand, aga ma hüppan korra võib-olla selle kohaliku omavalitsuse tasandile ja siis haigla tasandile veel, et kohalike omavalitsuste poole pealt, mida me näeme, et tegelikult nende suutlikkus ongi väga erinev. Et meil on loomulikult kohalikke omavalitsusi, kes ongi suuremad, nad on suutlikumad, nad saavad omal eraldi palgatagi inimese, kes tegeleb näiteks rohepöörde teemadega. Aga valdavas osas on meil tegelikult omavalitsused ju sellised, kus ongi üks inimene, kes tegeleb siis sellega, et kellelgi hommikul ei tühjendatud õigel ajal prügikasti, kui ka siis näiteks ta peab kohaliku omavalitsuse jaoks koostama kliimaenergiakava. See ongi mastaabilt täiesti erineva mastaabiga ülesanded ja ongi seda keeruline teha. Et üks programm näiteks, mida me planeeringute poole pealt nüüd ka algatame sellel aastal, on see, et omavalitsused saaksid palgata omale juriste ja planeerijaid, kes siis aitaksid siis paremini neid asju läbi mõelda, sest suutlikkus on erinev. Ja siis ma tahtsin nüüd selle korra haigla tasandile ka veel hüpata, et ma tegelikult olen selles mõttes nõus, et erinevaid tegevusi juba tehakse, aga tõepoolest ta nagu ei moodusta süsteemi. Ja mida me tavaliselt soovitame ka on, Maarju jutust juba kõlas see läbi ka, kõigepealt meil tuleks aru saada näiteks haigla tasemel või süsteemi tasemel, kus me siis asume, mis meil selle jalajälje moodustab üldse, mitu protsenti, mis jalajälje või mis komponent siis jalajäljest moodustab. Võib öelda. Kas see töötab? Ja oleme tõepoolest teinud ära oma siis jalajälje mõõtmise ja teame väga hästi seda, et kõige suurem osa sellest moodustab tõepoolest meie energiatarve, meie ehitused. Seal on ka väga lihtne teha väga suuri ja väga lihtsaid hüppeid minna üle kohe siis roheenergia tarbimisele, eks ole. Teise väga suure ploki 20% circa moodustab siis see, et missuguseid tooteid me tarbime. Ka seal on tegelikult üsna palju võimalik haigla tasandil teha nii tarbimise vähendamisega, kui ka leida siis seda osa, et kus on võimalik minna keskkonnasäästlikumatele toodetele üle. Ja kolmas osa, nii nagu siit on ka juba läbi käinud, on siis see pendelränne nii töötajate poole pealt kui ka patsientide poole pealt. Ja täpselt see on linnaplaneerimise horisontaalne teema, et kuidas me saame siis rohkem panna inimesi mitte autoga käima ja teine pool siis need samad telekommunikatsioon ja kodulähedane ravi ja muud sellised aspektid. No just, see on tegelikult hea näide, et kui sellist hinnangut asutuse põhiselt pole ära tehtud, siis tegelikult kui on raske otsustada, mida ma nüüd siis kõigepealt tegema peaksin või millised viljad on mul seal puu otsas kõrgemal rippuvad ja mida tasub võib-olla teises või kolmandas järgus teha. Et selle jalajälje mõõtmine on oluline ja me seal samas rohepöörde tegevusplaanis ja valitsus ka oma tööprogrammis on seadnud eesmärgiks, et järgmise aasta lõpuks kõik ministeeriumid oma valitsemisaladega
peavad selle jalajälje ära hindama, et saada aru üldse, kus me oleme. Ja siis selle hindamise põhjal koostama siis konkreetsed tegevuskavad, panema püsti sellise keskkonnajuhtimissüsteemi ja jälgima, kuidas ma siis seda oma jalajälge vähendada saan. Ja see loogika tulebki sealt poolt ka, et ka riik ise peab aru saama, kus me asume, mis me jalajälg on, et mitte siis ootama ainult ka eraettevõtjatelt, et nemad oma jalajälge mõõdaks. Tahtsingi sinna jõuda, et kui te räägite ministeeriumist ja räägite riigist, siis see on väga arusaadav, et hindame, teeme ja nii edasi ja lihtne on anda korraldust ehk. No, kuidas sellesse konteksti nüüd siis erameditsiin paigutub? No eks me ikka ka nii-öelda töötame selles õigusruumis, mis riik ette kirjutab ja jälgime ka soovitust, aga võib-olla eratervishoidu siiski iseloomustab pigem, me oleme nagu väiksed, et kui regionaalhaigla saab endale rohepöörde juhti lubada, siis eratervishoiuasutus ilmselt ei saa. Aga eks me siis nii-öelda peame õppima nii-öelda suurte tervishoiuasutuste kogemusest ja ka selle mõõtmisega on alati see, et oluline oleks, et igaüks ei pea seda süsteemi ise välja mõtlema, vaid ikkagi siis kuidagi see töötatakse ühiselt välja. Sellega on alati natukene see mure, et ega erinevaid andmeid tahetakse haiglalt palju ja alati tekib kratsid kukalt, et kuhu need küll lähevad ja mis nendega nagu peale hakatakse. Et põhimõtteliselt peaks need olema kuidagi siis asutuse enda juures ka kasutatav. Aga ma arvan, et eratervishoid üldjuhul kasutab ikkagi sellist nii-öelda talupoja mõtlemist ja common sense, et kui asi on nagu majanduslikult mõistlik, siis seda suudavad ikka asutuse juhid üldjuhul läbi arvutada, et siis seda tehakse. Ja kui ta ei ole mõistlik, siis seda ei tehta ja nii lihtsalt see praegu käibki. Aga ma arvan, et selle rohepöördega võib kaasas käia ka asju, mis keskkonna aspektist oleks mõistlik, aga kas tooted on kallimad või ei ole nad nii läbikatsetatud, ohutud, nende juurutamine on ka kulu, et eks need momendid tekivad. No selle kalliduse puhul, et jällegi see mõõtmine, mida me mõõdame, eks ole, me mõõdame seda mingisuguses kontekstis või kuskil ühes süsteemis sees, eks ole. Et see, mida sa tood välja, kas see on majanduslikult efektiivne või ei ole, sina kaalutad selle põhiselt, aga samas sa ei mõõda kuidagi seda, ma ütlen, mitte sina, eks ole, aga me ei mõõda seda, et kui inimene käib jalgsi, kui keskkond on puhtam, et kuidas me selle sinna arvutusse sisse toome ja kas see mõjutab sinu otsust, et mingisuguse ravimeetodite uue ma ei tea, tehnoloogia soetamisel. Et see, mis tundub sul hetkel kallis, eks ole, selle kõrvalmõjud võivad olla hoopiski sellised, mis sul on tulevikus soodsamad. Et seda me kuidagi ei kipu nagu väga mõõtma, et me alati toome selle, et rohepööre on kallis, me kõik teame, rohepööre on kallis, aga samas kui me ütleme, et sinu enda panus rohepöördesse on see, et käi rohkem jala näiteks. Sinu enda panus see, et ära loobi prügi metsa alla, on panus rohepöördesse tegelikult. Me ei tee seda enam millegi pärast, on ju. Et need asjad on kõik sellised, mida me teame, aga mida me kuidagi nagu ei kipu sellega seostama. Et meil on suur eesmärk ja see kõik, me teame, et hästi kallis, me peame kõik välja vahetama, me peame ehitised ära renoveerima, me peame ostma endale kõik uued arvutid, kõik muu, on ju. Aga need muud aspektid, mis seal juures on, et sellest me ei räägi, on ju. Et minu jaoks on nagu see diskussioon on seal puudu. Või aspekt on puudu. Ja ma olen nõus, aga ma ütlen ikkagi lõpuks peab asutus otsa kokku tulema ja ütleme, et neid kohti, mis raha vajavad, on väga palju, et sa ikkagi lõpuks loed seda raha ja tihti muidugi on sellise keskkonnamõju hindamine, pole ka inimesi, kes nagu oskaksid seda teha ja tõsi, oleme ise ka mitmete ju hoonete projekteerimisel rääkinud arhitektide ja ehitajatega ja ka need nullenergia majad on ka kohati ikkagi ka projekteerijate enda poolt veel kriitika all. No minul kogemus
ettevõttest, mis küll ka oli suur ettevõte, aga meil ei olnud ka raha, et endale keskkonnajuhti värvata, aga samas me tegime ära kalkulatsiooni hooldekodudes, siis otsustasime erihooldekodu teenust ja see on just, eks ole, elanikkonnagrupp, kellel ei ole väga palju ka raha, et siis maksta selle hooldekodu teenusest, nii et tuli vaadata, et see oleks taskukohane teenus. Aga lihtne kalkulatsioon, et kui ka vähendada lihakogust menüüs, mis nagunii oli üle mõistuse ja ei vastanud tervisele, aga juba sealt võtta 100 grammi liha nädalas portsust ära, tähendas seda, et me saime sealt oma hangetega piisavalt palju raha selleks, et teha nii mõnigi hea asi korda ja suurendada jällegi juurviljade ja kasulike õlide osakaalu menüüs. Sama asi oli puhastusvahenditega. Meil kõikidel oli tunne, et oi nüüd keskkonnasõbralik hambapasta, et see on kindlasti ju kordades kallim kui mingisugune mis iganes tavaline hambapasta. Ja selgus, et ei olnudki hankel. Tulid samasugused hinnad. Hambaharjad samamoodi, bambusest ja puidust hambaharjad. Et mõnikord peab sellest krambist üle saama ja veel kord alustame väikeste sammudega. Ja võttagi valdkonna spetsiifilised väikesed sammud, et kui ei saa kogu maailma korraga korda teha, teeme vähehaaval, aga vähemalt läheme selles suunas. Ja siis loomulikult riigi vaatest meil ongi vaja võtta lauale korraga need keerulised protsessid, et kuidas siis hoida seda inimeste tervist, kuidas vaadata, et tervishoiusüsteem kokku ei kukuks, eks ole, sest et see sama liikumise jalajälg, mis PERH-il oli, eks ole, töötajad tööle jõuaks. Me ei saa ütelda, et PERH palun vähenda nüüd oma seda liikumise jalajälge, sest et kui tegelikult tal ei ole tervisetöötajaid, kes käivadki tervelt Harjumaalt sinna kokku, siis kukuks see haigla ju, ta ju saaks teenust osutada. Järelikult selle sektori me peame praegu jätma, selle tegevusliini peame jätma kõrvale, me ei saa seal mingisugust mõju saavutada. Me ei pea kõrvale jätma, me peame seda kellega koostööd tegema. Viljandi haiglast käib töötajate buss Tartusse, toob arstid Viljandisse tööle, viib Tartusse tagasi. No võt, näed. Ja jalgrattaparkla peab olema haigla uksele kõige lähemal võrreldes autoparklaga. No seda küll, ma kujutan ette, et ka kui Keilas elavatele nendele arstidele ja õdedele anda elektrijalgrattad, küllap nad nendega jõuaksid kiiremini siis PERH-i kohale ka. Et kindlasti on seal lahendusi, aga see peabki seda tulu-kulu ka arvestama. Ma sügisel käisin Seattle'is Microsofti selles linnakus, kus siis nendega põhitöö toimub seal. Ja neid, kes autoga tulevad, see on 40 kilomeetrit Seattle'ist väljas. Need, kes autoga tööle tulevad, need on väga vähe. Et varahommikust alates sõidavad mööda Seattle'it ringi sellised kindla kujundusega Microsoft Shuttle bussikesed, igal ühel number peal, kõige suurem number, mis ma nägin, oli seal kuskil 470. Need sõidavad kõik kohad läbi, inimesed istuvad peale, sõidavad oma laboritesse, oma laudade taha, õhtul sõidavad nad nendega minema ja autosid olid seal tõesti imevähe. Ja seal on, ma arvan, mingisugune 40 000 inimest võib-olla kogu selles linnakus, kes seal töötavad. Need tegelikult on selliste hästi kompaktset ja võib-olla sama tüübilist tööd tegevate suurte üksuste teenindamine seda sorti transpordiga, et see on täiesti võimalik, et seda tehakse, eks ole. Et ma tahaks katsetada ühte sellist küsimust, et on selline arutelus tekkis selline tees, et kliimaeesmärkide, tervishoiu ja siis riigieelarve vahel valitseb vastuolu. Et see on nagu selline kolmnurk ja iga kolmnurga kahe tipu vahel valitseb selline pinge. Et kui ma nüüd püüan seda selgitada, aga ma ei tea, kas see vastab tõele, et äkki see on lihtsalt nagu välja mõeldud selline asi või see tundub niimoodi. Et kliima puhul me näeme seda, et rohepöörde puhul me näeme seda, et me jõuame seisukohtadeni vähem asju, vähem tarbimist, vähem CO2, vähem sõidukilomeetreid, vähem energiakulu, võib-olla ka hooneid, vähem jäätmeid ja nii edasi, nii edasi. See on nüüd siis nii-öelda rohepöörde eesmärgid laialt võetuna. Siis tervise eesmärk ja tervishoiu eesmärk ja põhiprobleemid ei saa olla vähem tervist ja vähem tervishoidu. See tähendab rohkem tervist, teenused ja ravi rohkematele inimestele, teenused kodulähedasemaks, rohkem kriisikindlust, rohkem varusid, toodete ja tarvikute hinnad tuleks viia alla ja siis tuleks eraldi veel siis finantseerida ennetust, kui võimalust tervishoiu üldkulusid üldse vähendada. Ja kolmnurga nurk on siis riigieelarve või raha, et rääkides siis konkreetselt Eestist, et meil on riigieelarve miinuses
tervishoiust erinevatel hinnangutel 200–900 miljonit eurot puudu. Rahastusmudel on kõikuv selles mõttes, et rahvastiku juurdekasvu ei ole, pidevalt see tervishoid vajab rohkem raha, üha suurem koormus langeb siis olemasolevatele töötajatele ja selleks kõigeks oleks vaja majanduskasvu. Ehk, et kui me püüame täita rohepöörde eesmärke ja püüame teha väga konservatiivset riigieelarvet, siis selles võrrandis kaotajaks jääb tervishoid. Kas see ainult tundub niimoodi või on see päriselt ka niimoodi? Ma loodan, et see ainult tundub niimoodi. Et selles suhtes, et ma ei arva, et tervishoiusüsteemi eesmärk oleks, et hästi palju oleks haigeid ja muudkui saaks ravida ja õudselt saaks osta uusi kanüüle ja kindad ja kitleid ja operatsiooniseadmeid ja muudkui aga puurida ja uurida. Et pigem siin muidugi ma vaatan auditooriumis on ka doktorid, kes võiksid ise kommenteerida, aga pigem võib-olla tahaks tegeleda mingisuguse ägeda ja põneva haigusega, kui et seda pidevat lappimist teha, eks ole. Et mina selles kolmnurgas väga pinget ei näe, et kui küsimus on nüüd selles, et meil oleks vaja hästi palju müüa 1 miljon kummisussi selleks, et siis sellest saadud rahast rahastada tervishoiusüsteemi, et siis nagu pigem võib-olla võiks mõelda selle peale, et äkki selle 1 miljon kummisussi tootmise asemel võiks toota selliseid korralikke keskkonnasõbralikke jalatseid, mille siis, ma ei tea, kodus paikamiseks või siis kuskil töökojas parandamiseks on ka vaja mingisuguseid materjale, mille kulu lõpuks äkki teeb selle sama, kui saad kuskilt tsehhi liini pealt neid kummisusse keskkonnakahjulikult toota. Et ma mõtleks nagu selle raha saamise võtmes niimoodi pigem. Ja valitsus on minust ka oma tegevusprogrammis või ka koalitsioonilepingus ju sõnastanud, et see roheteemadega tegelemise eesmärk ongi teha targemat tööd ja läbi selle nagu targemat raha Eestis teenida, mitte olla siis selle peale, et korstnud suitsevad ja tõesti teeme siin nagu lademes midagi, mis tegelikult on keskkonnale kahjulik. Nii et mina ausalt öeldes seda pinget seal nii kõvasti ei näe, see on kahtlemata suur väljakutse, nii et tegelikult jah, seal see omavaheline suhe on, aga sellest on võimalik üle saada. Minu meelest on siin ka osa sellest, et kuidas me mõtleme või kuidas me nendele probleemidele läheneme, et Maarjo tõi välja siin selle innovatsiooni osa, et jällegi, kui me tahame mõõta seda, et vähendades siis tervishoiuasutuste keskkonna jalajälge, siis me peame tegema selliseid otsuseid. Aga samas jällegi me ei taha kuidagi nagu mõõta seda, et mida toob endaga kaasa ennetus, kui palju tervelt elatud aastad panustavad sellesse, et haiglate koormus oleks väiksem, kui palju tervelt elatud aastad panustavad riigi eelarvesse ja kuidas, eks ole, innovatsioon või uued majandusmudelid aitavad kaasa majanduse edendamisele. Et me võiksime mõelda seda hoopis teistpidi kui ainult seda viisi, et meil on kuskilt käske, see maksab hästi palju ja me teame, et me kõik peame hirmsasti hakkama nüüd selle eest maksma. Et pigem seda tuleks minu meelest sõnastada see probleem hoopis teistpidi ja niiviisi võtta ka need pinged ja need konfliktid sealt sellest kolmnurgast välja. Kuidas sa seda sõnastaksid siis? No nii nagu ma enam-vähem proovisin, et mõõdame seda, et kui palju ütleme, kui inimene, ma ei ole nüüd meditsiiniasutust, eks ole, kui inimene on patsient, siis see ei tähenda seda, et inimene on terve, siis ta vahepeal läheb haiglasse, siis ta ravitakse terveks ja siis ta on jälle terve, eks ole, vaid küsimus on selles, eks ole, et kui palju inimene iseenda asju manageerib, kui palju ta suudab haigla sellest nii-öelda võrgustikust näiteks väljas olla. Mis on see, et tema panus majandusse, kui ta on terve, mida see kaasa toob, et ta ei ole haiglasüsteemis sees. See ei ole võib-olla sõnastus, aga see on, ütleme, selle prisma ümberkeeramine. Ma võib-olla aita siis sõnastusega. Tegelikult see on hästi hea point ja ma tegelikult arvan, et me ei oskagi seda praegu võib-olla väga hästi analüüsida. Et kui ma vaatan näiteks, kuidas OECD suudab analüüsida väga selgelt seda majanduse ja keskkonna omavahelisi mõjusid või siis ka näiteks majanduse, keskkonna, tervishoiu omavahelisi mõjusid. Et näiteks hea näide ongi õhusaastest tulenevad probleemid näiteks, eks ju. Et kui me hakkame mõtlema ainult sellest, et
Okei, õhusaastet vähendada. Ütleme, et Eesti kasvuhoonegaaside heitest kuskil 50% moodustab energeetika ehk siis fossiilsete kütuste põletamine ja 15% transport ehk siis kõik nii-öelda fossiilsetel kütustel sõitvad transpordivahendid. Sellest tuleb niivõrd, ütleme, et seda süsteemi muuta on niivõrd palju vaja investeeringuid. Aga kui me sinna juurde näiteks ei vaata seda, et selle tulemusena väheneb õhusaasteainete hulk, selle tulemusena on vähem hingamisteede haigustes haigestujaid, seda vähem nad lähevad arsti juurde, seda vähem nad puuduvad töölt, seda vähem nende töövõime tegelikult langeb. Ja me ei suuda seda nagu tervikut võib-olla praegu nii hästi analüüsida, neid kõiki numbrites väljendada, eks ju, et kui me teeme selle investeeringu, siis tegelikult need investeeringud toovad kaasa need kasulikud nii-öelda kõrvalmõjud, eks ju, mida me võib-olla kohe ei suuda näha, aga me näeme seda võib-olla 5 aasta pärast, võib-olla 10 aasta pärast, aga ta on siiski nii-öelda pikemalt perspektiivi planeerimise küsimus, on ju. Et seda võimekust kindlasti tuleb kasvatada, sest seal on ilmselge omavaheline seos. Ja siis ka väga otsene seos seetõttu ka riigieelarvele. Ja teine pool, mis ma võib-olla ütleks, on ka see, et kogu rohepöördele, ütleme siin kuni aastani 2027, meil on eelarve, ütleme, ette nähtud kuskil 2 miljardit eurot, mis tuleb meil näiteks Euroopa Liidu vahenditest, erinevatest allikatest, näiteks meil on CO2 vahendid, rahalised vahendid. Ja mis on nagu oluline, on see, et kuidas siis seda riigieelarvet planeeritakse, et ütleme, sa võid planeerida rahakasutust niimoodi, et okei, et mul on mingi investeering, mida mul on vaja ära teha ja nüüd ma vaatan, et kas tal on siis see rohepöörde linnuke seal küljes või ei ole, on ju. Et äkki leian selle rohepöörde linnukese, panen selle sinna juurde ja selle 2 miljardist nagu üks jupp on siis kohe nii-öelda raha meil vähem. Aga kui me keerame see nagu selle teistpidi ja me 2 miljardist investeerime ikkagi ainult selliseid asju, mis ongi fundamentaalselt vajalikud rohepöörde elluviimiseks, ükskõik siis millises sektoris, siis see mõju või investeeringutest tulenev kasu on ka parem. Ja ma toon siin ühe näite, et kuidas siis seda raha nagu mõistlikult jaotada, et meil Eestis on praegu olemas suutlikkus näiteks arvutada välja, kui palju üks või teine investeering vähendab CO2 ja kui kulutõhus ta siis on. Näiteks transpordisektoris, eks ju, et me suudame arvutada, et kui me näiteks rajame trammiliinid ühte, teise või kolmandasse kohta, kui palju siis inimesi selle tõttu ei lähe autodesse, sõidavad hoopis meelsasti trammiga, seetõttu ostavad vähem kütuseid oma autole ja nii edasi, et see CO2 väheneks. Ja kui me siis mõned aastad tagasi, ma mäletan, juba esmakordselt siis kliimapoliitilisi selliseid eelarvediskussioone valitsuses ka pidasime, siis me võtsimegi nii-öelda, sul tekib sisuliselt investeeringute shortlist, eks ju, madalal rippuvad viljad ja kõrgemal rippuvad viljad. Ilmekas näide on siin see, et üks investeering näiteks oli ka, et trammiteede rajamine Tartusse, mis ütleme kindlasti on selline, mis inimestele väga meeldib, eks ju. Aga kui sa nagu hakkad siis vaatama selle investeeringu nii-öelda kulutõhusust, et kui palju siis 1 euro eest seda CO2 vähendatakse, siis ta paraku on investeering, mis on väga kõrgel rippuv vili, eks ju. Et ilmselgelt ei ole teda mõistlik esmajärgus ära teha, et teeme kõigepealt need madalal rippuvad viljad ära ja siis liigume kõrgemale. Et sama, me seda suutlikkust on, jah, aga ütleme seda sektorite vahelist analüüsi suutlikkust või eelarve mõju väljatoomist, et ma arvan, et siin on meil veel nagu tee minna. Kas teil on suutlikkust ka välja arvutada näiteks seda, et milline tagajärg on siis meditsiiniettevõtete siis käekäigul sellel, kui nad aastas siis peavad hakkama ümber ehitama, renoveerima 3% oma siis pindadest selleks, et siis saavutada mingisuguseid neile siis rohe-eesmärkides ette nähtud kriteeriume. Kas te ütlesite, et te teete väga täpseid kuupäevi ja nii edasi, aga kas te arvutate ka välja taolisi asju, et me saaksime aru, et jah, et suur haigla PERH, jah, see 3%, neile see läheb nii Ida-Tallinna Keskhaiglale kuidagi teisiti, et me näeksime ka neid üldisi numbreid, siis et mida see reaalselt, kuna see rohepöörde tegelikkus hakkab ju lõpuks eelarveridadel materialiseerub, mitte lihtsalt nendes loosungites, kui palju millekski raha kulub. Kas sellised arvutusi tehakse ka?
ma võib-olla, Maarjo saab tervishoiu poole pealt võib-olla täpsustama, aga sealt veel katuselt peale. Et mida me suudame arvutada on see, et kui meil on renoveerimise sihttasemed, kuhu me tahame jõuda, me suudame arvutada seda, et kui palju siis erinevates ma ei tea, hoonete liikides need investeeringud vaja teha on, millised on siis nende mõjud, ma ei tea, ehitusmaterjali turule näiteks või milliseid oskuseid on vaja ülikoolides juurde õpetada selleks, et me suudaks üldse selle renoveerimislainega kaasa minna. Selliseid arvutusi me suudame teha, renoveerimise puhul, mis selgelt on näha, meil on seal eelarve puudujääk on päris selge, et meil on vajadus suurem, kui on raha. Nüüd on see küsimus, et kuidas, et millised need allikad on siis, et seda renoveerimismahtu suuta täita, et ütleme, et riigieelarve on üks allikas, et kas meil on veel finantsinstrumente, mis suudab lisaraha tuua, et ütleme, et Eestis seda väga ei ole räägitud, aga mujal maailmas juba rohkem, et ma ei tea, kui näiteks on roheliste võlakirjade kaudu näiteks on võimalik tuua rohelistesse investeeringutesse rohkem lisaraha näiteks või on mingisugused teised või kolmandad finantsinstrumendid. Et see tervikpilt praegu on veel puudulik, aga sügisest algab palju räägitud kliimaseaduse koostamine, mille raames tegelikult neid diskussioone peetakse üsna detailselt. Ütleme, et kliimaseadus tõenäoliselt ise saab olema pigem selline üldisem, raami andvam seadus, küll aga meil on vaja läbi arutada, täpselt mis me siin enne rääkisime, meil on vaja läbipaistvalt inimesi kaasates läbi arutada, kuidas me siis ühes või teises sektoris nende tulemusteni jõuame. See renoveerimisnäite juurde tagasi tulles, et kuidas me siis ikkagi jõuame selleni, et ma ei tea, kas kõik haiglad suudaksid oma maja renoveerida või inimene, kes elab Kagu-Eestis ja kelle kinnisvara väärtus ei ole piisavalt kõrge, et pangast laenu saada, et kuidas ka tema oma maja renoveerida saab. Et need küsimused vajavad vastamist ja see ongi täpselt see kuidas asi, et nüüd me oleme jõudnud sinna kuidas tasemele. No, nagu ma ütlesin, siis täna tervishoius ei ole praegu selliseid sihteesmärke, mis on seotud kliimaga seatud ja samamoodi ei ole ainuüksi nagu sellest aspektist ka investeeringute arvutusi tehtud. Kui nüüd lähtuda olemasolevast haiglavõrgu arengukavast ja ainult haiglavõrk, eks ole, siia hulka tegelikult ei käi näiteks esmatasandi perearstikeskused, mis ju ka ilmselt oleks hea, kui kohandada ju keskkonnasõbralike, siis lihtsalt nagu selle haiglavõrgu arengukava investeeringute maht kevadel oli kuskil 700 miljonit, et seda siis kaasajastada ja kaasajastada ikkagi ka tänapäeva nõuetele vastavalt, aga see olekski olnud selline baas, ja siin hulgas ei ole siis seda palju igatsetud Põhja-Eesti terviselinnakut, mis maha tõmmatud, eks ole, mis on omakorda veel sinna 500 miljonit otsa. Aga jah, sellist täna seda me ei ole läbi arvutanud, et palju see üks maksta. Aga Tõnis, sa ei rääkinud, sa ei saanud rääkida seda, et kuidas sinu vaates see rohepöörde tervishoiu ja raha küsimus välja paistab? No esiteks ma tahaks öelda seda, et meil et kuidagi on alati, kui tervishoiust ja ravist räägitakse ja siis tuuakse see ennetus kõrvale, et siis jääb nagu mulje, et tuleb kogu jõud panna ennetusele ja siis kaob nagu ravivajadus ära, et ma neid kahte asja omavahel ei vastandaks ja ikkagi alati selle juurde olen öelnud, et ennetusega loomulikult tuleb tegeleda, aga kuna juba ka ravi poole peal on raha puudu, siis selleks tuleks nagu täiendavalt raha leida, et ennetus ei anna nii kiiret efekti, et seal kasutatud raha kohe toodab nii-öelda ravi poole peal tulemusi. Ja ka seda ma ei paneks nagu sellist märki, et ennetus on roheline ja ravi on keskkonnale mittesõbralik tegevus. Ma väga suurt konflikti siin ei oska näha, et selles mõttes, et parem keskkond, päike, õhk ja vesi, need me sõbrad kolmekesi, et see loosung, ma arvan, kehtib ikka siiamaani edasi. Et siin mingisugust sellist konflikti või probleemi ei ole.
Minu pigem see mure on see, et haiglad ikkagi oma infrastruktuurilt on mõnevõrra spetsiifilised ja teatav selline keskkonna selline mõju seal on olemas ja kui proovida seda hakata vähendama, siis see võib osutada kas liiga keeruliseks või kalliks ja seal tuleb ikkagi targad pead enne kokku panna, et kuidas siis seda erinevat jääksoojust ära kasutada, mida haiglates tekib. Igal haiglal näiteks ei ole bassein, nii et Medicumi, mida ma igapäevaselt juhin, seal meil õnnestus magnetresonantstomografi jääksoojus suunata basseini vette, nii et tegime väga rohelise sammu, aga igal haiglal seda võimalust ei ole. Seal on omad tehnilised keerukused, et kuidas sellist neid seadmeid panna hoone neutraliseerida nende mõju hoone kontekstis. Ja tegelikult on tervishoid olnud pikka aega ka päris selline eestvedaja just digitaliseerimise valdkonnas, võib-olla praegu ei saa seda enam öelda, aga vähemasti rahvusvahelises kontekstis on siin küll Eestil jällegi pigem edulugu näidata, kui rääkida meditsiini siis piltide hoiustamisest ja juurdepääsust sellele või üldse juurdepääsust patsiendi digitaalsetele andmetele, et meil nad on kõik tsentraliseeritud, et need on omal ajal tehtud õiged otsused. Võib-olla neid andmeid tuleks täna rohkem tekitada ja paremini arsti töölauale organiseerida, aga ma arvan, et siin on pigem meil edulugu ette näidata ja tegelikult siin nähakse ka, on alati kasu nähtud ka tervishoiule endale, nii et ma ei tea, ma pigem ei oska siin tõesti väga suurt konflikti näha. Aga hea, see on siis selline keskmine bakatöö, et hüpotees oli, uuriti ja leiti, et hüpoteese vastu tegelikkusele ja hinne oli hea. Et ma küsiksin siia lõpetuseks veel sellise küsimuse, et kas Eesti tervisevaldkond on nüüd hetkel rohepöördeks valmis või kui kaugel see sellest valmisolekust on, et seisukohad võivad olla erinevad ja mida oleks vaja teha, et ta oleks valmis, et selleks stardipunktiks. Alustan Randelist. Alustad minust. Mina muidugi selles mõttes ei ole ju ühegi haigla juht ega tervishoiuala valdkonnast, et see kriitika või ütleme, need kriitika on võib-olla vale sõna, aga need aspektid, mis ma välja tõin oma avasõnades, võib-olla midagi ilmestaksid. Aga ma hea meelega ikkagi võib-olla reflekteeriks siis, kui on need tervishoiuinimesed rääkinud sellest, et siis alustaks võib-olla Tõnisest ja Maarjost ikkagi, et on väga raske sind haiglate seisukohast võtta, et ma ilmselgelt ei ole selle valdkonna ekspert. Mina küll ütleks, et raske öelda, et ta praegu, esiteks on ju siin kogu aeg läbi kõned, ega ma väga täpselt ei tea, mida see rohepööre üldse tervishoiule tähendab ja võib-olla need momendid alles hakkavad siin selguma. Ma üldiselt ütleks, et selline hoiak või valmisolek mõistlike muudatustega kaasa minna, kui see kuidagi üldisemalt aitab tervishoidu ka efektiivsemalt korraldada, et ma arvan, et see on olemas, võib-olla alati on väike hirm, et kuskil keegi pingutab ametniku laua taga mingite nõuetega üle ja midagi ebamõistlikku kuskilt hakkab tulema. Aga praegu veel on vara öelda. Aga võib-olla kus seda valmisolekut tõesti ei ole, see tuli ka siit meil jutust välja on, et meil ei ole võib-olla seda vaadet nii palju veel oma otsuste tegemisel, et mis on ka see keskkonnamõju erinevate investeeringute või korralduste tegemisel ja ka me ei mõõda oma organisatsioonide mõju, et võib-olla need momendid, ma ei tea, mina küll arvan, et kui selline mõistlik raam kuidagi riigi poolt või siin targemate peade poolt välja töötaks, et selline mõõtmise rakendus on täiesti mõeldav tervishoius, aga me oleme harjunud erinevaid asju seal mõõtma ja ilmselt selline vaade ja kultuur, ma arvan, et võiks tekkida. Jah, ma tahaks loota seda, et võib-olla tervishoiusüsteem on selles mõttes selleks rohepöördeks rohkem valmis.
et tervishoiutöötajad näevad selle kliimamõju inimese tervisele. Et nad päriselt saavad aru, et kui me ei võta midagi ette, siis see olukord inimeste tervises halveneb. Ma loodan, et see teadlikkus on suurele hulgale inimestele kohale jõudnud. Ainuüksi, eks ole, Euroopas hinnatakse, et kliima siis saaste ja kuumade kõige selle tulemusel umbes nagu 1,4 miljonit enneaegset surma. See on põhimõtteliselt nagu Eesti riigi, Eesti rahva igal aastal sureb Euroopas ära selle tõttu, eks ole. Et ma arvan, et selles mõttes ollakse võib-olla valmis sellega tegelema, aga jah, nagu ka Tõnis ütles, nagu me siin alguses rääkisime, et tegelikult teadlikkus nüüd, et kuidas ja mis see on, et seda tervishoiu valdkonnas veel niimoodi ei ole, on üksikuid häid entusiaste kindlasti ka haiglates akende vahetamisel tuntakse head meelt, et nüüd ei puhu tuul sisse ja kulub vähem energiat, et seda rõõmu tuntakse, aga selline süsteemne nagu rohepöörde juhtimine, et sinnani me veel ei ole jõudnud. Aga ja ma olen ka 100% seda meelt, et kui seda tegevuskava nüüd hakata välja töötama, et siis siin kindlasti peavad olema ka tervishoiusektori juhid juures, et seda koos teha, et vaadatagi, et mis on mõistlik ja mis ei ole. Nii head mõtted on juba kõlanud, aga võib-olla ütleks siia, et ma arvan küll, et me oleme valmis. Kui ma nüüd mõtlen, ma ei tea, mis süsteem või mis meil nagu üleüldine hoiak oli 2 aastat tagasi näiteks, et ma ei tea, kas te mäletate, tänavatel olid plakatid, millel oli kirjas, et ettevaatust roheuss sööb su vaeseks ja sellised hirmutamise taktika nagu käis ikkagi läbi, et kui me praegu mõtleme, see täna 2 aastat hiljem on see olukord ikkagi hoopis teistsugune, et praegu me diskuteerime teemadel, et kuidas teha, mitte ei võitle vastu, et ei peaks, eks ju. Et selles mõttes, kui me oleme jõudnud sinna, et me küsime juba kuidas, siis ma arvan, et me oleme valmis ja ütleme, et ongi esimene samm, kõige lihtsam samm, ma arvan, ongi see, et keskkonna jalajälge mõõta ja sealt tekib juba seda teadlikkust rohkem ja saame aru üldse, kuidas meie erinevad sammud siis oma asutust või süsteemi mõjutavad. Ja siis loomulikult see, mis Maarjo ka ütles, et tervise ja keskkonna vahel on nii rasvane võrdusmärk, kui ta veel saab olla, et kui meil ka see teadlikkus nagu on praegu, ma arvan, tõusuteel, nii et oleme valmis küll. Selle teadlikkuse puhul jääb mul üle nõustuda, aga veel kord, et see, kui sa ütled kuidas, siis see kuidas on tõenäoliselt sinu peas ja siin võib-olla meie peas ja võib-olla siin peas, eks ole, aga seda kuidas te ei ole siin Vallimäelt väljaspool on ju, et see teadmine tuleb ka kuidagi inimesteni viia, et kindlasti see saab olema üks keerukuse koht, kui ma ei tea, kas seda nüüd ainult veeretada tervishoiu valdkonna juhtide peale, et see vist on ka natukene liiga palju. Aga lihtsalt küsimused, et mida see tähendab ja kuidas saan mina panustada ja rääkida ka ausalt, eks ole, et mitte tegeleda rohepesuga, et kindlasti ka need on olulised aspektid selle juures. Kommunikatsioonistrateegia ja tegevuskava peab siis septembriks valmima, ehk sisuliselt see peaks juba olema valmis praeguseks hetkeks, et kui vaadata, mis tavaliselt juhtub, et siis mõni ministeerium annab raha Eesti Rahvusringhäälingule, et nad hakkaksid tegema mingit teatud saadet, Vikerraadio saab ka natuke raha, nad hakkavad ka ühte saadet tegema, siis ilmuvad väljaannetes ostetud leheküljed siis tervishoiu või rohepöörde teemadega. Ja enam-vähem niimoodi see siis läheb. Et ei, ma arvan, loodan, et need ajad on möödas, et niimoodi me nagu enam ei tee. See on väga tore. Jah, et peaks olema ka targemaks. Ma loodan, et Randel annab nii head nõu, et siukest jama enam ei tule, nagu, et lihtsalt tehakse, meil on seal saade. Ma pean nüüd lahti ütlemise tegema, et ma ei anna siin kellelegi nõu, et selle lahti ütlema. Tänapäeval tuleb olla väga täpne, et kellele sa oled teenust osutanud või ei ole. Siis muidu tulla suur pahandus, et see oli väga huvitav diskussioon, päris ei õnnestunud seda hüpoteesi tõestada, aga sel teemal sai huvitavalt arutada, et see, mis mulle jäi
mulle jäi õhku sellest kõigest olulistest asjadest on see, et see üldine teadlikkus ühiskonnas on äärmiselt oluline selleks, et me üldse saaksime tõhusalt tegeleda erinevates ametkondades, riigis, eraettevõtteses nende teemadega. Selleks tuleb avalikult rääkida ja inimestel peavad sellised põhipunktid nagu enam-vähem selged olema. Ja no ma ironiseerisin küll selle valitsuse strateegiakava üle, aga mingi abi sellest ikka on. Midagi head sealt ikka tuleb. Aga põhimõtteliselt on vaja veelgi minu meelest tõsta. Ja teine asi, mis mulle tundus oluline, on see, et rohepöörde tähendus tervishoiusüsteemile peab olema üheselt selge. Et see oleks nagu arusaadav, et nagu sa Tõnis ütles, et seda saaks mõõta. Selleks peavad olema ka mõõdikud ja selleks peab olema mingisugune maatriks olema paigas. Vastasel korral me lihtsalt ei saagi öelda, et kus tulevad plussid, kus kohast tuleb miinused. Ja selle järgi saab siis ka hinnata alles seda, kas valmisolek on või valmisolekut ei ole. Nii et praegu mul jäi mulje, et siis kõige suurem selline ootus on siis Riigikantseleile, kes nende asjadega tegeleb ja kes siis tõenäoliselt ka kogu selle mõõdistamise, kirjeldamise süsteemiga peab ühele poole saama, et me saaksime juba selle põhjal öelda, et kui valmis tervishoiusüsteem on sellisteks muutusteks. Ma nüüd küll ei tahaks jätta seda Riigikantselei õlule, et ikkagi tahaks, et Sotsiaalministeerium sellega seda teemat eest või ma ütlen, et vähemalt ma ise olen olnud roheteemade usku, et sellega tuleb tegeleda ja on ka väga mitmeid kolleege, et Riigikantselei peaks tegelema siis nende ministeeriumite valdkondadega, kus veel neid uskumatuid toomaseid leidub, aga Sotsiaalministeeriumis ma arvan, et ei ole enam vaja. Siin üks märkus, mis mul tuli selle sinu lõpuremargiga, et kui me mõõdame tervishoiu jalajälge, siis see, millest me rääkisime, me mõõdame tegelikult praegu nii-öelda nagu tugifunktsioone või siis seda, mis aitab seda tervishoiuteenust pakkuda. Ehk siis see, et milline on ehitis, milline on energia ja kuidas inimesed ja patsiendid tööle tulevad või kuidas on see tarne, eks ole. Aga see, et kuidas mõjub ravi, kuidas mõjub ennetus, kuidas mõjub innovatsioon ravimetoodikates näiteks, eks ole. Seda peaks ju ka ometi mõõtma, et see on sisuliselt. See ei ole nüüd otse rohe teema, vaid see on nagunii vajalik tegevus, et ikka loomulikult. Aga sa saad seadmete seda rohe... Seadmete seda saab ju mõõta, jah. Ja, aga ma ikkagi seda tahan öelda, et kui mõju saab olema selles mõttes negatiivne, et kas see hakkab mõjutama tervishoiuteenuste osutajate tulusid, et nad peavad mingitest tuludest loobuma, siin tekib kindlasti teatav vastuseis. Ja teine, kui see mõjutab kulusid, siis ka see kindlasti tekitab vastuseisu juba selle tõttu, et kui tavaäriettevõttel on vähemasti võimalik kulu transformeerida hinda, siis tervishoiuettevõttel ei käi see nii lihtsalt. Vaid see käib ikkagi läbi Tervisekassa ja see on hästi kaude metoodika, kuidas mingisuguste kulude kasv jõuab lõpuks tervishoiuteenuste hinda. Et siin on omad need nii-öelda karid ja kohad olemas, et kui sellised mõjud on tekkimas või tekivad, et ma võin ennustada, et nüüd see nii libedalt ja lepasarega ka ei lähe. Ega ta ei peagi minema, selles mõttes ongi ju loomulik asjade kulg, et loomulikult tekib selles olukorras arutelusid, konflikte, aga mis on minu jaoks oluline, et see roheteema ei ole enam selline puude kallistajate ja muruheide tüterde teema, vaid et päriselt ka meil on valitsuse tegevusprogrammid, koalitsioonilepe on ju, inimesed on teadlikud, meie tõsiselt räägime siin, et just see on hästi oluline ja loomulikult tekib seal konflikte ja võib ka tekkida kohti, kus tulebki peale maksta, aga jälle, kui me vaatame, mis see tulem on, et me kõik oleme tervemad, meil on kvaliteetsem elu kuni lõpuni, siis see on väga suur investeering ja võib-olla mõni peabki sellele peale maksma lõpuks. Ja, nagu parafraseerides David Vseviavi, et siis selle teadmisega täna lõpetame. Ja, ma tänan väga kõiki osalejaid, see oli väga huvitav minule, kes ma ei ole ei rohepöörde ega tervishoiuala asjatundja, oli väga hariv
loodan, et see aitab siis ka Eesti ajakirjandust natukene olla nendes asjades terasem ja tabada õiget biiti. Ja siis ma väiksed meenekotikesed, et ei lahkuks tühjade kätega, nagu vanaema ütles alati, et kui tuled, siis too, kui lähed, siis vii, et igaüks saate oma kotikese. Aitäh. Nii, ma ei tea, mis siin sees on, ausalt ma ei tea. Loodetavasti midagi keskkonnas. Loodame, jah.